Tänases osas valmistame maitsva võileiva sealihaga. Selleks on sul tarvis võid, Eesti või sobib hästi ja leiba. Leivale olen määrinud või peale. Sina võid või määrida ühtlasemalt, kui siin näha on. Meil on siiski 21. sajand. Ja siin on näha mahlane lepasuitsus küpsenud sealiha, millest keegi on poole söönud. Õige singi küljes peab kindlasti olema rasva. Minu singivilju paksus jääb nii 0,5 sentimeetri ja 1 sentimeetri vahele. Peale lõikamist asetan need leivale. Kui nüüd küsida, milleks sellised võileivad head on, siis esiteks on need äärmiselt maitsvad ja teiseks saab organism sellistest võileibadest suurema osa normaalseks toimimiseks vajalikust. Inimesed, kes liha ei söö, on tihti pahuras tujus. Nad vihastavad kiiresti, näiteks kui sa mõnes küsimuses teist meelt oled. Singi võileiva juurde joon tavaliselt piima. See toob esile leiva ja mahlase soos sulava lepasuitsus küpsenud liha maitse. Piim on valget värvi jook, mida annavad lehmad. Eestlastel säilib organismi võime piima töödelda ka täiskasvanu eas. Piim ei ole ainult vasikasöök. Ja kruus on kollane ja konn on roheline. Üldiselt on see video siiski sellest, kuidas teha maitsvat võileiba. Ja seda me tegime. Kui küsida, kus kohast saada kõige maitsvamat liha, siis tihti on kaubanduskeskustes oma laudadel kaupa pakkumas väiketalud. Ja nende kaup on tihti parem kui mõne suure tootja oma. Jätku leiba!